Tere, kallid osalejad ja tere tulemast siis siia Narva muuseumi väga ilusa ja uhke jõulustuudiosse, kus täna toimub Ida-Viru turismiklastri aastalõpuseminar. Meid on praegu mitte nii palju, aga ma arvan, et osalejad veel liituvad meiega, väga rõõm teid näha siin Zoomis. Kahjuks me ei saanud see kord offline'is kohtuda, aga sellised ajad meil praegu vähemalt saame nüüd teineteist näha siin Zoomis. Ja meil on täna päris põnev seminar ees ja ma loodan, et te saate päris palju teada. Me teeme kokkuvõtte, kuidas meie aasta läks ja aasta oli kindlasti huvitav, mõnikord raske, mõnikord hea. Ja täna me vaatame, teeme siis kokkuvõtte, et kuidas meil kõigil läks. Tänane seminar toimub eesti ja vene keeles, et teie Zoomis on olemas all rivas selline maakeera, kus te saate keelt valida. Siis kui soovite täna meie seminari kuulata vene keeles, siis valige sealt vene keel ja siis te saate kõike kuulata vene keeles. Nii et ja kindlasti me tänase seminari salvestame, et pärast saab vaadata, et kuidas meil läks, aga oleks väga tore, kui te osaleks just täna, sest meil tulevad ka igasugused küsitlused, online'is küsime teie arvamust, küsime teie kogemusi, sest see on just aasta lõpus väga tähtis teada, et kuidas tõesti meil kõigil sellel aastal läks. Ja hea meelega siis me alustamegi ja ma hea meelega annaks varsti sõna nii Ida-Viru turismikoordinaatorile kui ka Narva muuseumi turundusjuhile, kes meid täna siin Narva linnuses ja Narva muuseumis võõrustavad. Nii, aga varsti siis alustame, olge valmis, tehke endale kohvi, tehke endale teed ja ma loodan, et meie tänane seminar läheb väga hästi. Ja siis varsti siis Kadri Jalonen, Ida-Viru turismikoordinaator, saab sõna. Tere, armas Ida-Viru turismirahvas! Mina olen Kadri, töötan siis Ida-Viru ettevõtluskeskuses, olen Ida-Viru turismikoordinaator ja Ida-Viru ettevõtluskeskus koordineerib Ida-Viru turismiklastrit. Aga täna oleme kutsunud siia tegelikult kõik turismisektoris tegutsevad ettevõtted, organisatsioonid ja just sellepärast, et jagada teiega seda aasta lõppu, sest ootamatult meil ei olegi läinud nii halvasti, kui oleks selle raske COVID-aasta puhul võinud oodata. Ja et anda kõigile natuke tuge. Mul on väga-väga hea meel, et meil on täna siia jõulustuudiosse, mis on eksperiment, kogunenud väga väärikas paneel. Tulnud on kohale meie Ida-Viru turismis mõjusad inimesed. Kohe varsti saate nendega tuttavaks. Aga kohe siin seminari alguses tegelikult oli meil väike üllatusesineja Peeter, Ida-Viru juurdega bändist nimega Poamadu, sest Poamadu on meil Eesti Laulu veerandfinalist ja Peeter teeb meile siin veel vahepeal muusikalisi vahepalasid. Kõigile aktiivset osalemist ja kuigi oktoobri seisuga Ida-Virumaa turismitulemus on 4. kohal Eestis Tartu, Pärnu ja Tallinna järel, siis suvi läks meil super hästi ja siseturist on meid leidnud ning seda just tänu meie hästi tublidele ettevõtetele ja omavalitsustele. Toredat seminari! Tere kõik, mina olen siis Tanel, Narva muuseumi turundusjuht ja mul on väga hea meel tervitada teid kõiki siia Rekonditooriumi saali Narva linnuses.
Mingil määral on see rekonditooriumisaal iseloomulik kogu lõppenud aastale. Siin samas minu kõrval teisel pool müüre voolab Narva jõgi, mis on teadagi piirijõgi, ja kogu see eelmine aasta on meil olnud, lõppev aasta siis, on olnud üks piiripealne kõndimine. Samal ajal toimuvad meil siin rekonditooriumisaalis ka Narva muuseumi jõuluprogrammi Hubased jõulud linnuses jõuluprogramm. Ehk siis ärgem unustagem ära ka seda, et ikkagi on pühade periood, jõulud kohe tulevad ning ka Narva linnus kutsub kõiki jõulu meeleolu veetma. Ma annaks edasi nüüd järgmisele. Suure tänud Kadri ja Tanel, kes meil tänases stuudios on, ja varsti me saamegi teada, kuidas meil turismiaasta läks. Ida-Viru turismiklaster on teinud ühe väga suurepärase video, kus on tehtud kokkuvõtte sellest, kuidas siis 2021 meil piirkonnas oli turismialal. Nii et siis kohe vaatame seda videot ja pärast seda, kui meil algab paneeldiskussioon, siis seda ka arutame. Nii et vaatame siis videot. Head sõbrad, räägin teile ühe seiklusmaa väärise loo. See lugu räägib meie turismiklastri 100 partneri takistusjooksust aastal 2021. Aasta algus ennustas mitte ainult meile, vaid kogu Eesti turismisektorile väga keerulist hooaega. Piirangud, sulgemised, vaktsineerimine, üha süvenev mure püsikulude pärast. Meil on siin selline ütlus, et koos tegutsemine on ükshaaval muretsemisest oluliselt targem ajaveetmisviis ja tegutseda tuli ning ruttu ja paljuski teisiti, kui seni olime harjunud. Täna võime öelda, et Ida-Viru turismiaasta 2021 on olnud parem, kui eales loota julgesime. Eesti siseturistide külastatavuselt saavutasime Tallinna järel 3. koha. Juunist augustini veedeti meie juures kokku üle 148 000 öö. Seda on 50 000 öömist rohkem kui 2019. aastal. Aga absoluutarvus lisaöödes saime suurepärase teise koha. Mõelda, eestlane võttis kohe peale Pärnumaa külastust suuna Ida-Virumaale. Küsite, mis viis meid selliste tulemusteni? Kohe räägin. Üks peamisi mõjutajaid oli avaliku ja erasektori investeeringud. Valmisid näiteks Narva jõetramm, Sillamäe promenaad ja Kauksi rannahoone. Teine ja sugugi mitte vähem olulise mõjutaja on ligi 350 000 eurot turismiklastrilt. Sellega oleme terve aasta Ida-Virumaa turismisihtkohana arendanud ja turundanud. Vaatame korra detailsemalt mööduval aastal otsa. Alustame sellest, et aasta alguses tegime koostöös partneritega 6 ühispöördumist valitsuse liikmetele ning toimus erakordne 4 ministeeriumi kriisitoetuste seminar, tänu millele said paljud ettevõtted riigilt tuge. Lisaks olime esimesed, kes said riigilt vaktsineerimiserandi, töökohapõhise vaktsineerimise. Sama olla uhked, sest esimeste seas võtsime kasutusele turvamärgise. Siinkohal pööran veel tähelepanu, et Ida-Viru noored tantsisid meie turvamärgise TikTokis Eestis esimesele kohale. Kevadel, kui olime lootusetult suletud, käivitasime koos partneritega kampaania Meie lood. Lühikeste, kuid isiklike kirjutistega andsime mõista, et me pole lihtsalt mõni suletud ööbimiskoht või köiesõit Ida-Virumaal, vaid ikka päris inimesed, kes on südamega oma asja juures. Endalegi mõneti üllatusena puudutasid meie inimeste lood tervet kogukonda. Suve avasime seiklusmaa tippsündmusega Seiklusfest. Ühendasime matkamessi ja seiklusmatka, mille tulemusel asusid messiboksid maastikul. Näiteks Everest hosteli messiboksi jõudmiseks tuli ronida Kaevandusmuuseumi mäe tippu. Seiklusfestiga avasime ka meediahooaja. Olime eetris nii TV3-s, Postimehe erilehe Puhkan Eestis veergudel kui ka Pere ja Kodu ajakirjas. Te võib-olla ei usu, aga oleme sammuke teistest eespool ka rohepöörde teemadega. Väikestest roheettevõtmistest sündis sel aastal suur Seiklusmaa TV videoprojekt Roheline kannapööre Ida-Virumaal. Juba 5. korda toimus konkurss parim uus seiklus. See on tõeline tootearenduse mootor. Sel korral valmis tervelt 20 uut seiklust. Ida-Virumaa on seiklusteks loodud ja kus on seiklust, seal on ka inimesi. Tuleb vaid meediavahendusel see välja hõigata. Ning seda me ka tegime ja saime rekordarv meediakajastusi. Novembris toimunud 4. maitseseiklusele tulid kohalike toiduvõlusid kajastama Eesti tippgurmee ajakirjanikud. Aasta lõpetasime heategevuskampaaniaga, kus kõigil Ida-Virumaa elanikel oli võimalus tänada kohalikke arste, õdesid ja kogu haigla personali. Nemad tegid sel väga keerulisel aastal imesid. Nii mõnigi Eesti maakond imestab meie eduloo üle.
Saame olla uhked, et mujalt Eestist, näiteks Lõuna-Eestist, Lääne-Virust, aga isegi ka Lätist Siguldast sõidetakse meie juurde õppima, kuidas üheskoos edukalt tegutseda. Turismiklastri partneritest on saanud justkui ühisaju. Just klastripartnerite kogemuse ja missioonitunde abil viimegi ellu Eesti parimate ekspertidega loodud turundus-tootearendusplaani. Suured tänud meie rahastajatele, Euroopa Liit ja Eesti riik. Samuti koostööle EAS Turismiarenduskeskusega ning muidugi kõik meie klastripartnerid. Tänu teile oleme leidnud oma koha Eesti elanike südametes ning nemad on leidnud kiirtee meie juurde. Üks asi veel. Meil on üks sammune unistus. Soovime olla number 1 turismisihtkoht Eestis, kohe Tallinna järel. See tähendab möödumist suvepealinn Pärnust ning 2-kordset kasvu. Meie senist teekonda arvesse võttes julgen väita, et oleme koos tänaste partneritega sellele unistusele lähemal kui ealeski varem. Tule turismiklastri partneriks ja koos jõuame kaugemale. Nii et nagu nägite, päris vahva video oli ja siis on näha, et meie aasta oli tõesti väga hea. Ja kutse oli ka väga õige, et kindlasti liituge Ida-Viru turismiklastriga, siis te saate rohkem kasu sellest ja saate rohkem koostööd ja kindlasti külastab teid rohkem kliente. Aga meil on veel üks tervituskõne meie seminari raames, et teid tervitab siis EAS Turismiarenduskeskuse direktor Liina-Maria Lepik. Tere, armas Ida-Viru rahvas! Mul on kahju, et ma ei saa täna otseühenduses või tõesti ka ise koha peal olles teiega kohtuda, aga selgus jah, et 10. detsember on väga populaarne kuupäev erinevateks aastaüritusteks ja toimub ka EAS-i enda aastaüritus, nii et pean olema paraku seal. Aga head sõnad enda poolt ikkagi saadaksin teile kõigile. Olles just hiljuti käinud seal Rootsi õppereisil, kus oli kaasatud ka Iveki poolt ka Kadri Jalonen, siis seal koha peal sai nii mõnigi asi meile selgeks ja teistest õppides ju samamoodi ka näed, et mis endal on hästi ja mis vajab parenemist ja arendamist. Üks asi, mis meile tegelikult kõigile silma ja kõrva jäi, on see, et otsitakse väga neid koostöökohti ja võimalusi, kuidas ettevõtteid rohkem kaasata. Ja kõik me ilmselt tunnetasime, et teie seal Ida-Virus olete juba sellega teinud ühe väga suurepärase töö ära. See, kuidas teie Public-Private Partnership ehk siis PPP mudel toimib, ettevõtted on kaasatud nii sisus kui ka tegelikult ka ju rahaliselt, on üks väga hea mudel, mida teised riigid ja piirkonnad alles üritavad käima saada. Seda nii Eestis kui ka õpitult mujal. Eestis me toome teid sageli näiteks, et kui hästi on ettevõtted ja siis kohalik omavalitsus tegutsemas just nimelt siis turismi näitel. Et mida me omalt poolt väga hindame teie poolt, on ikkagi see, et kui on tulemas kampaaniad või tegevused, siis te olete kõik laua taga. See näitab, et te sekkute kiiresti, teil on hea kaasatuse ring, et tulevad kiiresti ägedad lahendused, nagu eelmine aasta tule Ida-Virusse külla või teie Go Traveliga tehtud ühine kampaania. Samamoodi nüüd see aasta kiidame väga selle meditsiinitöötajate vautšeri eest, kui ka kõik teie tegevused on tõesti näha, et nad on korralikult kaasatud, nad on kiired, nad on teistmoodi, mis näitabki see, et teie see ring inimestest laua taga on kirev, vaheldusrikas ja sealt tulevad kiired otsused, mida ka kiiresti ellu viia. Me väga-väga tunnustame teid selle eest, sest Ida-Viru klaster on meie silmis kindlasti üks tugevamaid näiteid, väga usaldusväärne ja professionaalne partner, me ei pea kunagi kahtlema teie kvaliteedis ega teie tegemistes. Me kaasame teid hea meelega oma tegevustesse ja muredesse ja aruteludesse, sest tõesti teie koostöö on hästi tugev. Ja mitte ainult kaasates siis, eks ole, ühe kultuuriruumi ja taustaga, vaid ikkagi ka venege kogukonda, mis teeb teile kindlasti teie väljakutseid veelgi suuremaks, aga väga kiidame teid selle eest, sest see tulemus on väga hästi nähtav. Ning tegelikult ka see, et teil on üks väga unikaalne toode on teie käes, et sellist ajaloolist, samas kultuurilist, samas looduskaunist pakkumist ei ole paljudel. Ja see, mis te olete ka näiteks oma seiklusmaaga ta kuidagi väga hästi kontseptuaalselt kokku pannud, on eriline,
on äge ja väga tahaks teid tunnustada selle eest. Te olete julged, te olete kaasahaaravad, te olete julgelt teistmoodi. Ja see teeb meie riigipakkumisele, meie turunduspakkumisele kui ka meie arendusele väga palju head näidet ja tunnustust. Nii et tunnustan väga tugevalt teie Ida-Viru klastrit, see, kuidas te avalik ja erasektor omavahel nii hästi kokku töötate, et see on kadestamist väärt nii paljudelegi. Ja omalt poolt hästi täname ka suurepärase koostööd, ennekõike siis Kadrit ja Meelist. See tõesti on olnud väga tulemuslik, meeldiv, te mõtlete kaasa, te olete argumenteeritud head partnerid, et on meie poolt puhas rõõm. Ja teistele soovin ikkagi endiselt veel seda, et see pull ümber COVID-i peatselt lõppeks, et me saaksime taas kord normaalses turismielus toimetada, et teie ambitsioonikad plaanid kõik õnnestuksid ja ühtlasi ka ilusaid jõule ja rahulikku aasta lõppu, sest usun, et oleme selle kõik välja teeninud. Kõike head teile Ida-Virusse! Suured tänud selle väga hea kõne eest ja inspireeriv kõne. On rõõm kuulda, et meil on kõik hästi. Ja veel ma sooviks mainida sellest, et juba 5. korda valis Ida-Viru ettevõtluskeskus koos oma partneritega aasta ettevõtjaid ja nende hulgas olid ka väga head turismiettevõtjad. Et suured tänud siis neile, kes olid nominendid ja said tunnustatud. Ja enne kui me lähme nüüd arutama, kuidas meil läks, sest meil on täna stuudios panelistid, kellega varsti siis räägime ja arutame. Teie saate ka oma küsimusi esitada, aga seda natuke hiljem. Nii et enne me vaatame siis väikse klippi. Meil on suur rõõm sellel suvel juhtunud, et me ootasime päris palju seda, et mõned narvakad räägivad, et isegi rohkem kui 20 või 25 aastat. Et IE-tramm on meil jälle ilmunud, uuesti ilmunud ja väga nüüd head reisid Narvas, Narva-Eesuse tagasi. Ja aasta parim turismiettevõtte sai Spinnaker OÜ. Vaatame siis, kuidas see lugu nüüd näeb välja. Meie ettevõte tegeleb merecharteriga ehk siis jahtide rendiga, lõbusõitude pakkumine suuremate ja väiksemate laevadega ja seda valdavalt Tallinnas ja nüüd oleme jõudnud otsaga ka Narva. Laeva nimi on Caroline, ehitatud on ta Hollandis 2000. aastal, võtab peale 180 reisijat, sõidab marsruudil Narva-Jõesuu. Miks inimesed tulevad Narva-Jõele sõitma? Ma arvan, et suuresti sellepärast, et tegelikult ka Narva kohalik inimene ei ole näinud, kuidas see jõgi välja näeb, kuidas ühel pool on Venemaa, teisel pool on Eesti, kust jookseb Euroopa Liidu piir. See on lisaks sellele ka atraktiivne turistidele, et sellist kohta väga mujal Euroopas ei ole ju. No nii, tere tulemast siis meie stuudiosse uuesti ja nüüd ma hea meelega tutvustan teile, kes on meil täna panelistid, kellega me täna räägime, arutame, et kuidas siis turismi aasta läks Ida-Virumaal. Nii et meil on täna külas Katri Raik, Narva linnavolikogu esimees. Tere, Katri! Tere! Meil on siis Tanel, keda te olete juba näinud, Tanel Murre, Sihtastus Narva muuseumi turundusjuht. Meil on külas ka Anneli Põdra, Toilas Spa hotelli müügiosakonna juhataja. Tere! Ja teile kõigile väga tuntud ja tuttav inimene Kadri Jalonen, Ida-Viru turismiklastri juhataja ja turismikoordinaator. Tere! Tere siis, kallid panelistid. Nii et selline küsimus. Võib-olla, Kadri, sina alustad, et kuidas sulle tundub, kuidas üldiselt see aasta meil Ida-Virul turismis läks? No ma juba sissejuhatuses nimetasin ka, et kui me tegime aasta kokkuvõtet, siis tegelikult meil oli meelest läinud, milline see aasta algus oli. Ja kui me vaatasime siis, et me olime ju suletud, me olime juba eelmise aasta lõpust suletud, me olime üldse kõige pikemalt suletud maakond Eestis. Meil olid piirangud, siis meil ei olnud vaktsineeritust. Me olime kõige madalama vaktsineeritusega maakond Eestis. Et see kõik oli nagu meelest läinud, sest vahepeal ikkagi oli nii edukas suvi
ja praegu meil on ka see hirmuäratav kriisilaine läks üle, ilma et meid oleks suletud. Et see oli üks väga kasulik tegu vaadata tagasi, mis oli aasta alguses ja kuhu me jõudnud oleme ja just sellepärast me tahtsimegi jagada seda kõigi sektori inimestega, et tegelikult me oleme olnud väga tublid. Aga eriti huvitab mind, kuidas ettevõtetel läks. Enne kui siis me uurime, et kuidas meil ettevõtetel läks, kes meil siin, et siis Anneli siis sellest räägib. Mul on siis üks selline palve ka meie osalejatele, et te ei istuks seal ja teil ei oleks nii igav siin lihtsalt vaadata meid, siis meil on üks Slidos üks küsimus, et nüüd me paneme selle Slido slaidi ekraani. Te saate siis kas selle QR-koodi võtta siis filmetelefonisse või siis minna veebilehele slido.com ja siis see parool on lihtne, Ida-Viru. Ja siis vastata siis küsimusele, et kuidas siis läks teil see turismi aasta. Lihtsalt üks sõna või paar sõna ja siis meie paneeldiskussiooni lõpus meie vaatame, et kuidas meil siis arutusel läks ja mis tagasiside tuleb meie osalejatelt. Sest ma vaatsin, et osalejad on palju, osalejad on erinevad ja klastripartnerid ja klastrivälised osalejad. Nii et te saate nüüd minna Slidosse. Veel kord, et kui see slaid nüüd kaob, siis slido.com/Ida-Viru on see salajane parool ja siis te saate vastata sellele küsimusele. Et siis tekib meil sõnade pilv ja siis me lõpus vaatame ka. Nii, Anneli, aga kuidas siis turismiettevõtetel läks? Toilaspool läks suvest alates päris kenasti. Et kevadest ei taha rääkidagi, kui me tulime kinni. Aga suvi läks meil päris ilusti ja loomulikult meie jaoks see suvi oli võrreldes eelmiste aastatega natukene teistmoodi, sest meid külastus ju valdavalt ainult siseturist. Et välisturismi meil praktiliselt ei olnud, võib nii öelda. Siis kui piirid olid kinni, nii Venemaa piir kui ka Soome ei saanud siia tulla, aga kuidas siis siseturistiga läks? Siseturistiga läks meil väga hästi, et see oligi nagu hästi meeldiv, võib isegi öelda, et üllatus. Et kuidas sel suvel siis kohalik eestlane, või mitte kohalik eestlane, aga selles mõttes, et eestimaalane avastas Ida-Virumaad. Ja mis toodi siis põhjuseks, miks Ida-Virumaale tuldi, ongi see, et aga me pole siin varem käinud või see tundus nii põnev, et keegi käis, soovitas, et see, kuidas ongi see, et kuidas üks ettevõte soovitab teist või keegi tuttav soovitab külastada Ida-Virumaad, et see ongi väga oluline ja sellepärast tullaksegi meid avastama. Et siinkohal ongi näiteks, et Ida-Viru turismiklastris, et osalemine ka oluline, kui külastatakse üht ettevõtet, sealt saadakse informatsiooni teise, kolmanda sihtkoha kohta, et siis viivitakse ka Ida-Virumaal kauem. Okei, Toilas siis läks enam-vähem hästi, vaatamata sellele hullumale olukorrale. Jah, suvi läks meil väga kenasti. Katri, mida sa arvad siis, kuidas meil Narva piirkonnas läks? No kõigepealt mina ei ole ju turismiettevõtja, mina võiksin siis lugeda ennast pigem turistiks või turistide vastuvõtjaks. Mina olin sellel aastal 3 kuud töötu ja sellel ajal käis mul arvukalt külalisi, kellele ma pidin siis ühte või teist asja soovitama ja muidugi on alati tore soovitada, et minagi olin kunagi turismiklastri algatamise juures ja võib-olla siis mõnevõrra skeptiline, sest me teame, et eks koos teha on ikka raske, aga lõpuks nagu kõige efektiivsem, nagu turismiklaster on tõestanud ja ka ühtegi kohta, ega me ei lähe Pariisi ka, et vaadata ainult Eiffeli torni, eks me ikka otsime mitut asja, mida vaadata ja siin on tõesti Ida-Viru erinevad kohad üksteist toetanud, kui vaadata siit Narvast, siis me Narva ja Narva Jõekosuga kuulume ju igatepidi kokku, et inimene, kes tuleb spaasse, kaua sa seal vees ikkagi oled, et teisel päeval vähemalt tahaks ka minna siis midagi muud vaatama, aga teisest küljest on võib-olla minu jaoks selle aasta turismikogemus see, et ma sain olla nii-öelda turismi vabatahtlik ja ma kutsuksin üles siin olema ka teisi Ida-Viru patrioote andma oma panus. Mina andsin oma panuse niimoodi, et ma selle samal juba siin täna räägitud Jõetrammil tegin igal nädalavahetusel ühe tasuta ekskursiooni, ehk siis sõitsin laevaga selle tund ja veerand. Kui mul väga kiire oli, ma palusin kaptenit, et teeme täna tunniga ja rääkisin siis 2 keeles
Narva ja Narva-Jõesuu ajaloost või siis Narva jõe ajaloost või õigupoolest sellest, millist rolli siis Narva jõgi on mänginud selle piirkonna arengus erinevatel perioodidel ja see oli väga lahe kogemus, ma ühe loo ainult seal räägin, mis on minu täielik lemmiklugu, et see on tõesti lisaks kõigele, et see oli turistidele oluline, eelkõige hästi kaugelt tulnud turistidele, et kes saab sõita ikkagi pikki Euroopa Liidu välispiire ja mõtleme, kui palju meil, kui vähe meil Eestiski on linnu, mis tegelikult saavad endale sellist jõesõitu lubada. Pärnu, Tartu ega väga palju teisigi ju ei olegi. Aga see oli ka tükike nostalgiat kohalikele Narva inimestele, mitte ainult turistidele, eks, et kui me räägime tihti turismist, siis me unustame ära, et turism võib olla lahe ka kohalikele inimestele. Et ma kohtasin seal ühte meest, kes oli oma tulevase naisega kohtunud siis tollasel jõetrammil aastal 69, mina olin siis 2-aastane ja nad siis nüüd tulid oma pulma aastapäeva tähistama sellele laevale ja see oli nagu tõsiselt lahe, et kui õnnestub, me kõik elame ju emotsioonidest ja me aina rohkem ootame emotsioone ja positiivseid emotsioone ja kui õnnestub turismil kinkida ilusaid hetki mitte ainult kaugelt tulnud inimestele, vaid ka oma inimestele, siis ma arvan, et aasta on eriti hästi korda läinud. Ma olen hästi tänulik kõigile turismi inimestele, tahaksin veel lõpetuseks rõhutada, et kui siin kevadel Narva linn uuris, mida Narva inimesed mõtlevad Narva tulevikust, siis Narva inimesed usuvad, et Narva tulevik ongi turismis. Ma küll kahtlustan, et nad on sellest nii palju kuulnud, et nad on jäänud uskuma seda juttu, aga ikkagi, et turism on Narva linna arengule väga-väga oluline ja linna seisukohalt ma ei näe mingit teist võimalust, kui iga aasta peab juurde tulema mingisugune rosin, nagu sellel aastal siis jõetramm, ma ei tea, kas 2022 nii ilusasti õnnestub, aga midagi peaks kindlasti välja mõtlema, mis siis tõesti inimesi taas Narva tooks siia selle Ida-Virumaa lõppu või algusesse, et kui meil läheb hästi, siis läheb ka Toilas hästi või siis läheb ka Iisakus hästi, nii et nii seda asja võiks enam-vähem mõelda. Super. Tanel, kuidas sa arvad nüüd, mis muuseumiga oli sellel aastal? Kas oli kehv või hea või olid mõlemad? Kõigepealt ma tahaks tänada Katri Raiki, kuna tema on meil siin justkui vabatahtlik reisikorraldaja, kes oma isikliku sarmiga toob Narva inimesi, hoiab Narvat pildil. Aga meil on läinud selles mõttes hästi, et me oleme ära kasutanud kõiki olemasolevaid võimaluste piires ning kui on juhtunud kas siis koroonapandeemiast või muutest piirangutest takistused, siis oleme loonud ise uusi võimalusi, kas siis Zoomi kolimine loengutega või uute teenuste kasutuselevõtt. Aga põhiline on see, et tuleb sel hetkel, kui on võimalik tegutseda, tuleb tegutseda võimalikult aktiivselt ja energiliselt, kuna juba nädal aega hiljem võivad tulla uued takistused. Toome näiteks Station Narva festival, mis toimus augusti alguses, oli väga populaarne ja nädal aega hiljem toimuma pidanud Narva lahingu olime sunnitud Terviseameti reeglite tõttu ära jätma. Muutused toimuvad väga kiiresti, aga kokkuvõttes võime aastaga rahule jääda, sest Narva linnust külastas küll mitte nii palju inimesi kui eelmisel aastal, kui me olime uus ja värske ja inimesed olid, aga ligilähedaselt sama palju küll. Ja eriti rõõmustab mind see, et me oleme toonud turule uued teenused ja muu hulgas ka teinud väga tihedat koostööd turismiklastriga, tänu kellele me oleme osalenud paljude uute teenuste väljamõtlemises ja rakendanud neid. Nii et tundub, et vaatamata sellele, et aasta oli nii raske, siis oli meil enam-vähem kõik korras, vist tundub nii. Aga siis ma küsin Anneli, kas kui olid need rasked ajad, ma mäletan, kus oli turismiklastri poolt korraldatud seminar, kus kõik tahtsid kohe kriisikomisjonist või siis valitsusest ja Terviseametilt päris palju vastusid saada ja toetust saada ja oligi juttu sellest, et kohe siis te võite nagu uksed kinni panna korraks ja siis tuleb see abi. Kuidas sellega oli? Kas saite kiirelt hakkama ja saite selle abi? Jah, me saime abi valitsuselt, et valitsus toetas meist ja see tegelikult aitas meid päris palju. Ja siinkohal võib-olla ongi see, et turismiklaster tegi mitmeid ühispöördumisi. Et
ja selle turismiklastri nagu sõna võeti arvesse. Et seal olidki mitmed ettevõtted nagu koondusid kokku, ühiselt pöörduti ja sellega arvestati. Ja siis, Kadri, kuidas sulle tundub? Sul oli, ma arvan, et sa ei maganudki üldse päivi ja öid, kui oli see periood, et kui sa pidid igaühega ühendust võtma ja siis arutada ja nõu pidama ja kuidas see periood läks? No tegelikult meil on ju lihtsam, et meie võib-olla situatsioon oli see, et meil oli õudne oma ettevõtete pärast ja teenuspakkujate pärast, et ja teiselt poolt oli meil hästi hea kogemus riigiasutustega, et nendel oli ka tegelikult õudne ministeeriumitel. Et Rahandusministeerium, Majandusministeerium, Sotsiaalministeerium, Kultuuriministeerium ja nad ametnike tasandil ka kõik tahtsid väga aidata. Ja siis sellest tekkiski see lahendus. Et tegelikult ikkagi oligi selline tahtmine ja kui on tahtmine, siis saab aidata. Et see on oluline õppetund siit ja tänu kõigile neile, kes aitasid. Ja kallid siis meie online-seminari osalejad, teil on ka nüüd võimalus küsida läbi Zoomi oma küsimust esitada. Kui te soovite midagi küsida siis meie panelistidelt, siis te saate kirjutada chati. Me täna mikrofoni ei kasuta, kuna me kõike seda salvestame ja pärast te saate ka vaadata, et kuidas meil seminar läks, aga saate oma küsimusi kirjalikult esitada chati. Kui küsimused on olemas, siis te võite juba neid siia kirja panna. Mina küsin seda, et see pole ju saladus, et Ida-Viru piirkonna jaoks turg number 1 oli kunagi ja siiamaani võib-olla enne koroonat oli ka Venemaa, Peterburi ja Leningradi oblast. Kui piirid läksid kinni, siis kas oli mingisugune hirm, et nüüd siis ei tule keegi, siseturist käib võib-olla 1 aasta, nagu see oli ka eelmisel suvel käisid, eelmine suvi läks ka väga hästi meil ja siis oli selline oht, et mis siis, et soomlased veel ei käi nii tihti meil, ma ei tea, rootslased, sakslased, prantslased, aga piir on siiamaani kinni. Anneli, kuidas oli Toilas sellega? Eks et meil Vene turist ju moodustas circa 30%, et aga meil käis ja loodetavasti järgmine aasta käib edasi soomlasi, natukene ka rootslasi, natukene ka norrakaid. Et eks see Vene turu ärakukkumine oli muidugi selline ehmatav hetk, aga selle koha täitsidki ilusti eestlased ära. Et see oli nagu omamoodi meeldiv üllatus, et saime aru, et tuleb hakata rohkem panustama ka Eesti turul Eesti kliendile, mida me olime muidugi varem ka teinud, aga siis võib-olla veel rohkem. Aga jah, et nüüd on augusti lõpus Venemaa turistid tagasi, kuna Venemaa siis lubab välja tulla ravile ja kuna me oleme õnneks ka siis Medical Spa, siis nad saavad tulla meie juurde tervist turgutama. Kas siis nende turistide arv on tõusnud ja läks samale? Ta veel samale tasemele ei ole jõudnud, kuna ikkagi, et peab olema Venemaalt tulija kindlasti vaktsineeritud ja siis ta võib tulla ainult ravile. Ja see ravi ööpäeva pikkus on meil vähemalt 4 päeva, ehk siis 3 ööd ta peab viibima Eestis. Et kui ta saaks tulla loomulikult ka lühemaks ajaks 1-8 ööks, siis oleks kindlasti neid turiste rohkem. Jah, Katri? Ja eks ta ju Narvat mõjutas ka väga tugevasti, et kui vaadata meie suurte kaubanduskeskuste müüginumbreid, siis need on kukkunud 20-25%. Pean silmas ju nüüd väga pikaks veninud COVID-i ajada 2019. aasta kevadest, aga nii nagu ikka on, et mõistlikud inimesed teevad kriisi ajal, nii kui Tanel ütles, mõtlevad välja kähku uusi asju ja kriisi ajad on ju ka selleks, et teha uusi plaane ja mul tuli kohe silmade ette üks ka selle kevad väga meeldejääv hetk siin samas Linnuse kõrval, kui mängiti
mõlemal jõe kaldal, eks ju, džässi. Ja mis oli imehästi kuulda, oli ka imeilus ilm, aga kuna üle vee, eks ju, ka heli levib hästi, siis tõesti oli ilus kontsert ja minu meelest sellest võiks saada selline ilus traditsioon, see ei ole kallis, sest vahel me mõtleme, et turism peab ole kallis, midagi uut välja mõelda, tegelikult ei ole. See mõlemal pool džässi mängimine või mõlemal pool muusika mängimine kindlatel hetkedel ja ma olen elus tihti teinud selle vea, et ma olen jaganud oma unistusi ja ma jagan täna ka, sest siis on unistustel kombeks ka täituda. Et mina ootan seda päeva, kui kahe linnuse vahel on köiekõndija, kes saaks minna ühest linnusest teise, sest tegelikult see maa ei ole pikk 150 meetrit, on ju niimoodi, Tanel, umbes. Et see ei oleks mingisugune maailmarekord, võib-olla Eesti rekord, aga see võiks olla nagu lahe atraktsioon, mida ma kujutan ette, tultaks vaatama ka Valgast, Võrust ja Pärnust. Ma arvan, et siin on küll ainus probleem, et kuidas see köielkõndija siis oma passiga saab läbida Vene tolli, võib-olla see Vene piirivalve, see on vahest siis kõige keerulisem selle asja juures. Aga üks asi veel, et tõesti, nagu ma ütlesin, minu meelest on kriisiaeg alati uute plaanide tegemise aeg, et me siin täna arutades ei unustaks ära ühte ju möödunud aasta sisse jäänud nagu suurt uudist, mille me kõik peame siis ju veel realiseerima. See on Kreenholmi kultuurikvartali rahastus kokku koos eraettevõttega 30 miljonit. Tõsi, praegu on veninud siis lepingu allakirjutamine hea tahte lepingu allakirjutamine riigi, linna ja eraettevõtja vahel, mis oleks kõigile osapooltele kindluse, et see kultuurikvartal ei lõpetaks niimoodi, nagu lõpetas kahjuks kuidas see oli turismikeskus, eks ju, Kreenholmi alal, kuidas selle asja nimi oli? Tekstiilimaailm, jah, et see oli kahjuks selline halb uudis, me peame kõik olema väga tähelepanelikud oma projektidega, kui keegi meist äpardub Ida-Virumaal, siis jätab igal juhul varju ka teistele, aga ma usun, et Kreenholmi kultuurikvartali suudame me koos realiseerida ja kuna tegelikult võrreldes teiste raha saanud objektidega on ju Kreenholmi vana kudumisvabriku seinad püsti. Näiteks Tartus räägivad kõik, on inimesed täpselt 2 lehte, et kes on uue kultuurikeskuse poolt südalinnas, kes on vastu. Siis eks Narvaski natukene ole Kreenholmi kultuurikvartali suhtes, ma kujutan ette, et skeptikuid on rohkem kui positiivselt meelestatud inimesi, või optimistlikult meelestatud inimesi. Aga tegelikult võiksime me asuda kultuurikvartalit rajama juba ülejärgmisel aastal ja võib-olla juba 3-4 aasta pärast näha ka nii-öelda esimesi tulemusi. Nii et kui aasta lõpp ei ole mitte ainult üksteisele aitäh ütlemise ja kokkuvõtete tegemise aeg, siis on ka plaanide tegemise aeg, siis ma kujutan ette, et kultuurikvartali arendamine ja kõikide huvide arvestamine, Toila, Jõhvi, Narva muuseumi huvide arvestamine on siin väga oluline ja see on kindlasti üks uue aasta märksõna ja kui ajad on paremad, siis tuleb ka Vene turist, Vene ärimees, kes iganes huviline näiteks siia Narvas toimuvale näitusele, kus näiteks näidatakse Euroopa Liidu tipptehnoloogiat, mida võib-olla Venemaale viima ei hakata, mis oleks keerulisem, aga kõigil Peterburist on võimalik tulla seda siin vaatama. Unistama peab ikka. Kuule, ma arvan selle Slacklineri kohta, see ei ole tõesti suur probleem, kuna selline mees meil Eestis olemas, kõik juba teavad, Jaan Roose on teinud päris palju rekordeid ja siis üle piiri teda nüüd lasta sinna Slackline'i. See on päris võimalik. Ta on ise nõus muide. No ta kui mina hiljuti sain teada, ta väga hästi oskab vene keelt ka, siis ainukene küsimus on viisas nüüd, tollikontrollis. Ja siis ta saabki seda teha. See oleks väga efektne. No võt, teeme siis koos ära. Jah, Kadri. Ja ma tahtsin seda öelda, et tuleb kiiresti reageerida, eks ju, ja olla leidlik. Ja tegelikult, mida Liina-Maria oma videotervituses ka ütles meie kohta, et me oleme julged. Et me eristume sellega, et me oleme julged ja me oleme selle oma näo leidnud. Et me oleme seiklusmaa. Ja see tähendab seda, et lihtsalt juba siia tulek on nagu rutiinist väljas teistmoodi. Ja me teeme selliseid rutiinist väljas teistsuguseid positiivseid emotsioone loovaid teenuseid ja elamusi. Ja nüüd, kui mõelda, et siseturism on ju, kaua ta siis käib meil siin? No Eesti ei ole nii suur meil, tegelikult juba eelmisel suvel ja sügisel on meil päris palju siin käinud. Ja
et meil on nagu ülihea meel, et meil on olemas selline asi nagu uute seikluste mootor. See on parim uus seikluskonkurss, mida me tegime see aasta juba 5. kord. Ja nüüd tegelikult meil partnerid, turismiklasteri partnerid saavad seal osaleda, on sellega väga hästi kaasa tulnud ja meil oli see aasta 20 uut seiklust, näiteks oli meil päikeseloojangu matk Kohtla-Nõmme Alpides. Et igasuguseid selliseid põnevaid elamusi me suudame luua ja need ongi need asjad, mis ikkagi toovad meid jälle pilti, mis on see, mis toob kliendi tagasi või miks siia on nagu põhjus tagasi tulla. Et me tegeleme sellega süsteemselt ka edaspidi. See oli üks asi, mis ma tahtsin nimetada. Ja teine asi, mis ma tahtsin välja tuua, et mida meie kui turismiklastri väikese tiimiga, meid on 3. Ma loodan, et Meelis ja Kristina näevad ka seda stuudiot. Tervitused teile, ülitublid tiimiliikmed. Et mida meie tegime teistmoodi sellel aastal või selle COVID-i ajal, oli see, et tegelikult kuna vastutus suurenes, sest vaja oli tuge, et sektorile, siis me ja ka nõudlikkus partnerite poolt suurenes, siis me saime enda töö palju tõhusamaks. Me tegime klastripartnerite seas uuringu, mis on nende jaoks kõige olulisem, sest me saame aru, et meid on vähe ikkagi ja me ei jõua kõigega tegeleda, aga ootused võivad olla väga suured. Ja sealt tuli selgelt välja, et kõige olulisem on kõigi partnerite jaoks see, et Ida-Virumaa oleks pildis. See tähendab seda, et tegelikult turisti jaoks ei mahu pähe rohkem praktiliselt kui 3 valikut. Et kui ta hakkab oma puhkust planeerima, siis ta mõtleb mitte rohkemale, kui ta ei suuda mõelda rohkem kui 3 piirkonnale. Ja vot see, et meie oleksime üks nendest tema peas nii-öelda top of mind piirkondadest, selleks me peame püsima pidevalt pildis. Ja see oli meie jaoks selge, et me peame tegema neid kampaaniaid, mis on suure nähtavusega. Siis teine asi, et me peame tegema väga head veebi, idaviru.ee. Meil on ette võetud, et me kasvatame veebikülastusi 2-kordseks. Samamoodi meil on olemas kanalid. Meil on oma kanalid, Facebookis on meil 3 lehte, Ida-Viru sõbrad, Ida-Viru Trusja ja Ida-Viru on ystävät, ning meil on uudiskiri, meili uudiskiri ka 3 keeles, et kokku on seal baasis ligi 20 000 tegelikult 3 turu peale. Et kõiki neid kanaleid me kasvatame 2-kordseks. Et see kriis nagu meile kui sihtkoha arengut ja turundust juhtivale organisatsioonile mõjus sellisel moel. Et must oli see järgmine küsimus pidigi olema, et mida see õpetas see kriis meid, et esmalt oli selline tunne, et täielik lõpp meid ootab, turismi enam ei ole, piirid on kinni, siseturist ka ei käi, aga tegelikult nagu me kuulsime sellest turismiklastri klipist ja mida me siin praegu arutame, õpetas ta meid päris palju. Ja kas te saate nüüd öelda, et mis kas linnas või muuseumis või siis hotellis või üldiselt Ida-Virul ja turismiklastril, mis on need asjad, mida me oleme õppinud sellest kriisist? Ma võin alustada, et kui minu käest küsitakse, et ütle üks asi, mis turismis muutus või kuidagi ajaloo ja kultuuri tutvustamises muutus, siis need olid just muuseumi loengud, mis kolisid, Zoomi ja mida oli päris palju, või ekskursioonid, mis kolisid Zoomi, et mõni aeg tagasi tundus veel mingile ekskursioonile minna, elektrooniliselt kuidagi kahtlane või üksi minna, aga nüüd see, et tähistada Narva linnas üks marsruut QR-koodidega, kus käia, kõndimas iseseisvalt, kus sa ei pea, võtma kokku 15 inimest ja
ja seisma üksteisele suhteliselt lähedal, siis selline mõte, ma arvan, on paljudele inimestele hoopis vastuvõetavam, kui mõni aeg tagasi oli. Seegi ekskursioon peab olema huvitav, lühikesed lood, väga hästi sisse räägitud, nii edasi, et selliste ideede algeid on minu meelest ümber meie hõljub praegu päris palju. Kuidas me need ära realiseerime, see on nüüd nagu ise küsimus. Aga võib-olla selle COVID-i aja minu kõige lahedam elamus sellest, kuidas kõik olid ümberringi masenduses, oli see, kui hea sõber Indrek Kõverik, ma loodan, et ma ei tee kellelegi liiga, kui ma ütlen siis kuidagi natuke pehmemalt, et Ida-Virumaa ühe parima toidukoha pidaja. Kui kõik hoidsid kahe käega peast kinni, et nüüd enam toidutuppa ei saa ja kõik peavad kodus istuma, käis Indrek mitu päeva mõtliku näoga Frances ringi ja siis ühel päeval hakkas ringi käima ühe kastiga. Pani seda kasti ühtepidi kokku ja teistpidi kokku. Ja siis kui järgmine kord läksin enne kinnipanemist Frances, oli terve tuba kaste täis. Selgus, et Indrek mõtles välja toidu kojuveo oma köögiga, mis sai nii populaarseks, et Indrek viis toitu ka Haapsalusse ja Võrru. Ja sellel kõige raskemal COVID-i ajal, kui ka sõbrad olid tihti suhteliselt masenduses, et nüüd on kodus ja ei tea, mis täpselt teha, siis ma saatsin mõtmele sõbrale seda Indreku toitu Tallinnasse. Tähtsasse Tallinnasse ja inimesed olid lausa vaimustatud ja need 2 peret, kuhu ma muide seda Indreku toitu saatsin, nendest mõlemast perest on saanud tänaseks Ida-Viru fänn, et nad jõuavad siin käia minu meelest üle iga 2 kuu, nii et armastus käib ikka kõhu kaudu, olgu see siis selline hea näide, nii et see on minu meelest selline ettevõtlikkuse näide, kuidas ei saa jääda raskel ajal kuidagi lootma kõigi teiste peale, vaid tuleb ikka eelkõige loota iseenda peale. Muidugi ei sobi soovitus spaadele, sellepärast, et ega sa siis spaad ikkagi ei ava, kui on keelatud spaasse minna, aga paljuski raskused just nimelt minu meelest teevadki inimesi paindlikumaks ja andekamaks ja sunnivad tõesti ka seiklusi ja emotsioone otsima. Kas kohe sulle üks küsimus, kas sulle ei ole seda tunnet, et see on natuke ka ohtlik punkt, et kui me oleme juba proovinud seda toidu kojuvedu, ehk siis kus me oleme Zoomis, nüüd me enam ei reisi, vaatame YouTube'is, mis need Ida-Viru klipid on. Kas ei ole sellist ohtu, et me üldse siis istume kodudes ja elame oma... Eks ta natuke mugavamaks muidugi teeb, eriti kui väljas on libene, kui täna hommikul, et see tahagi enam välja tulla, eks see muidugi tõsi ole, aga ma ikkagi usun, et see elu ise kuidagi asetub kuskile keskele ja nende selliste arvutist vaatamise asjade kõrvale jääb ikkagi päris elu, et sa kuidagi moodi ju verivorsti arvutiekraanilt ei sööni, et eks ta ikka suhtlema kutsub, aga mina usun, et meil õnnestub veel Eesti turisti veel kord meelitada, ikkagi veel 3., 4. ja 5. kord ka, kui me kõik ennast ühiselt kokku võtame ja võib-olla siis see kõige tõsisem asi on see, kuidas me suudame siia tuua siis mitte ainult seda puhkavat turisti, vaid kuidas me suudaksime inimesi tuua siia õppima, täienduskoolitusele, olgu siis või vene keelt õppima, millest me oleme hästi palju rääkinud, eks ju, noori inimesi või teismelisi vene keelt õppima, et võib-olla me peaksime selle uue aasta alul mõtlema ka mingitele teistmoodi teenustele kui ainult seiklus, selles keeleõppes on ju ka seiklus või koolitus on ju ka seiklus, et me saame kõik selle seikluse sildi alla panna, et võib-olla me peaksime oma kaasmaalasi siia meelitama veel mingisuguste täitsa uut kastist välja teenustega, ma ei tea, vanad lood tegelikult, aga mis ei ole veel realiseerunud, need keeleõppelood näiteks. Tanne, kuidas siis see muuseum? Nüüd Kadri juba ütles, et need loengud olid tõesti väga head ja ma tean, et muuseum kartis, et nüüd kui uksed on kinni, keegi ei lähe ka Zoomi, ei ole huvi, aga tegelikult kui oli päris suur. Mis olid veel teised need õppetundid? Loengutega oli jah see, et kinni pandi muuseumi uksed 3. märtsil, loengud algasid 13. märtsil, kokku oli 13 loengut, kolmapäeval, laupäeval, kestsid kuni aprillini ja selleks hetkeks, kui oli viimane loeng, tehti lahti ka muuseumi uksed ja tulid kohe külastajad. Aga ma läheks tagasi veel selle Vene turu juurde, et loodustühja kohta ei salli. Kui Vene turist kukkus ära, siis selle tühja koha täitsid ja isegi, kuidas nüüd öeldagi, kuhjaga täitsid Eesti siseturistid, kes tulid
siia kohale Lademetes ja vahepeal ma mäletan, kõndisin Narva jõe promenaadil ja ma pean tunnistama, et mina kuulsin eesti keelt rohkem kui vene keelt eelmisel aastal. See on tõsi, see on natuke naljakas ka, et oli see aeg, kui Narvas vaatad alati üle õla, kui keegi eesti keeles kõneles, et kes see küll on ja miks ta siin on, eks, aga nüüd on juba nagu mõttetu üle õla vaadata, eks. Ega kaarta, kui vaatad, näed mõnda tuttavat. Jah, ja see, et Eesti inimesi, kes pole veel Narvas käinud, ka neid on märkimisväärne hulk. Näiteks mul endal päris palju sõpru, kes käisid Narva linnuses, tegid postituse Facebooki ja panid sinna juurde lause, nüüd on ka minul Narvas käidud. Et see Eesti siseturistide hulk, kes veel avastavad seda eksootilist piirkonda, on päris suur. Nii et tulevad. Ja tulevad veel. Nii, kuidas siis Toilas sellega, mis õppetunnid olid päris suures ettevõttes? Nii nagu Katri ütleski, et kui sa midagi teha ei saa, siis sa pead mõtlema, mida sa saad teha. Et samamoodi, et meie restoran hakkas samamoodi pakkuma toitu tellimise peale, viisime inimestele koha peale kätte, et meil ju praegugi ja ennegi töötas oma pagari töökoda, tordid, koogid, kringlid. Ega see, et kui on piirangud, siis natukene ikka tahaks ju vahepeal midagi endale head lubada. Ja samamoodi, et näiteks me tegime jõulupakke, mida tavaliselt ju meie restoran ei saa pakkuda, kui me igapäevaselt töötame, lihtsalt meil ei ole tööjõudu. Aga siis me saime seda pakkuda. Ja samamoodi, et hotelli poole pealt me läksime üle uuele programmile, mis siis edaspidi võimaldab meil kiiremini tegutseda ja kliendisõbralikumalt tegutseda. Et see oli nii-öelda selline, võib öelda isegi kasulik sulgemisaeg meile, et me saime kõik rahulikult minna uuele programmile üle, selle selgeks õppida ja kui me juunis avasime, siis me läksime juba uue programmiga edasi. Sellest ma olen päris palju kuulnud ka Tallinna ettevõtetest, kes ütlesid, et me jookseme kogu aeg, meil ei ole aega, me ei saa peatuda, meil turist tuleb siid ja sealt ja siseturist ja välisturist ja siis tuli selline paus, mida teha. Nüüd kõik taskust võtsid selle suure pika nimekirja, mis me pidime veel tegema, aga mis me ei ole veel siiamaani jõudnud teha. Ja täpselt nii, et samamoodi meil oli aeg oma veebilehega tegeleda, meil oli aeg ka programmiga tegeleda, meil oli selliseid et tõesti võtsime ka selle nimekirja ette, mida igapäevaselt muidu kirjutad kuskile märkmiku viimase lehel, et seda oleks vaja teha. Aga samamoodi, et me üritasime kogu aeg olla pildil. Mis siis, et me olime kinni, aga me tegime ikkagi sotsiaalmeedia postitusi, me andsime endast märku. Et selline hästi tore oli ka see, et me jõulude ajal tegime sellise kollektiiviga ühise jõululaulu, mille saatsime siis oma klientidele, kes olid meid varasemalt külastanud laiali, et see sai väga sooja tagasisidet ka. Super. Kadri? Jaa, mul oli lõbus kuulda, et eestlasi oli Lademetes. Tanel ütles siin Narvas, et see kindlasti ongi selline ühine pildil olemine ikkagi selle mõju avaldanud. Ja võib öelda, et tegelikult ja meie 200 meediakajastust, mis me keskselt oleme suutnud korraldada ja see on aidanud tegelikult tervet maakonda, et kogu turismisektorit, et ka neid kõiki, kes ei ole veel turismiklastris, aga kes on sinna väga oodatud. Mida meie teistmoodi veel tegime peale selle, et me mõtlesime oma töö oluliselt läbi ja panime seal prioriteedid paika, et me jõuaksime tegeleda sellega, mis on kõige tähtsam meie partnerite jaoks, et meil tegelikult see koormus kasvas võrreldes eelmisega tõesti. Aga me võtsime ka oma nimekirja välja. Meil on selle nimi turismiklastri strateegia. Oli selline nimekiri. Meil on selline asi nagu turismiklastri strateegia, mille on hästi suur eesmärk. Esimene koht pärast Tallinnat, enne Pärnut. Ja nüüd, kui viia tagasi see jutt selleni, eks ju, et siseklient käis, neid me oleme suutnud ära võluda. Ura! Super! Siis Vene klient ei saanud käia. Aga miks me ikkagi tegelikult olime 4. kohal oktoobrikuu seisuga?
pärast Tallinna, Pärnut, Tartut. Sellepärast, et meil ei käi Eesti põhiline välisturist, soomlane. Neid käib siin 5%, no see on nagu ülivähe, kui keskmiselt Eestis käib neid 23% ja Pärnumaal käib neid 40%. Ehk siis see oli seal koht, mille meie üles tõstsime oma nimekirjast ja tegime valmis Soome turule hüppeplaani suvel koos Lääne-Virumaaga. Ja praegu on meil kokku panemisel ja kohe saab valmis Soome hüppe siis realiseerimisplaan, et uus projekt, et võtsime selle siis ennaktempos tegelikult käsile, et tekitada seda lisaklienti välisturult. No näed, et tegelikult tundub, et aasta läks meil enam-vähem hästi, vaatamata sellele, et nagu ma mäletan ise, et oli suur hirm, et mis nüüd saab, kui turisthommeid tuleb, paneme üksed kinni ja inimesed on siis töötu. Aga samas tõesti, et kuskil on võetud need pikad nimekirjad ja kõik need asjad, mis oli aastate jooksul ei olnud tehtud, siis saigi tehtud. Või nad on vähemalt protsessis praegu. Aga nüüd siis vaatame Sliidot, et mida meie osalejad on kirjutanud ja kui te soovite, siis te võite ka veel siis sinna lisada oma sõnu. Mis me seal näeme? Keskel on Ida-Viru ja läheb meil edukalt. See on tegelikult väga hea kokkuvõte. Uskumatu, et tõesti meil osalejatel läks ka nii hästi, et keskmiselt hästi oli selline vastus või väga edukalt käis või tagasihoidlikult. Aga näete, et tegelikult kokkuvõttes läks meil see aasta vaatamata nende raskustele päris hästi. Nii, aga me praegu siis teeme väikse pausi ja siis peale seda me jätkame siin ka ühe koolitusega, et mina siis ise vahetan rolli. Nüüd ma enam ei ole moderaator, ma olen siis koolitaja. Aga peale seda me jätkame meie paneeldiskussiooni ja natuke unistame sellest, kuidas siis meil läheb ka tulevikus, mis on meil oodata ja mis võib-olla turgud siis vallutada. Sellest räägime varsti. Aga veel vaatame ühe videoklipi, veel üks aasta parim turismiettevõtja nominent ja see on siis Saka mõis. Me pakume kvaliteetset toitlustust, spaad ja muidugi üks väga tugev asi, mille me tänu pöödame, on ümbrus. Mõisapark on viimse peale hooldatud, et oleks jalutada, saaks kõrvale välja sellest igapäevasest rutiinist, milles enamus inimesi praegust viibivad. Samal ajal on ta ka hinnatud koht, ärikohtumiste, pulmade, seminaride tegemist nüüd üsna laial rindel leiab siit omale meelepärast. No mis on mõisa tugevus? Ma arvan eelkõige tema paiknemine atraktiivses asukohas Pankrannikul. Saka mõis ei ole mulle äriprojekt, pigem on ta missioon. Ja kui ma kuskile praegust nüüd täiendavat vaimset ressurssi või mõttetööd panen, on siis kindlasti Saka mõisa muutmine nagu Ida-Virumaal kultuurikeskuseks. Käisin seal, käisin linna peal, ma olen algusest peale olnud keegi. Päev on valge nagu Linnamäe vahel, öö on pime nagu põhjatu kaev. Tule eile meile, võta homnele, astu uksest sisse, kui saabud. Tule eile meile, võta homnele, kui ootad kaua, olen läinud siit. Olen läinud siit. Kõva mees
ees, elu ees, olen kõrvuni sees, ei ma oota kellegi järgi. Ja ma tarada sõidan vabalt, võtan niiga kui tahan, elu on üks lõputu seikluste jada. Tule eile meile, võta homnele, astu uksest sisse, kui saabud. Tule eile meile, võta homnele, kui ootad kaua olen läinud siin. Kui ootad kaua olen läinud siit. Kui ootad kaua olen läinud siit. Tule eile meile, võta homne leht, astu uksest sisse, kui saabud. Tule eile meile, võta homne leht, kui ootad kaua olen läinud. Tule eile meile, võta homne leht, astu uksest sisse, kui saabud. Tule eile meile, võta homne leht, kui ootad kaua olen läinud siin. Kui ootad kaua olen läinud siin. Kui ootad kaua olen läinud siit. Adrenaator on seiklusturismi firma. Pakun inimestele emotsioone. Alates maasturisafaritest, seiklusmatkad Aidu karjääris, veematkad Aidu kanalites, supid, kanuud, kaater, enduromatkad kõikvõimalikel Aheraine mägedel. Adrenaatori tugevusteks mina arvan, et kiiksuga omanik ja veel rohkem kiiksuga sõbrad, kes mind aitavad. Karjäärisafari, mis on Adrenaatori kõige populaarsem teenus. Minu meelest see ongi, räägib Ida-Virumaa loost ehk meie tarbimisest ja mis sellest järgi jääb. Ma ütleks, et Adrenaator on minu versioon panustada meie maakonda. Kuusteist ööd on magamata, silmad väsinud. 1000 miili kruusateid üksin läbitud. Taskud tühjad, juuksed on tuules sasitud. Ei mäleta, mis maha jäi, ei tea, mis ootab ees. Eile joodud kaktusjoogist valutab veel pea. Siiski juba enne koitu minema ma pean. Sealt, kus tõuseb päike, sinna sammud sean. Ei mäleta, mis maha jäi, ei tea, mis ootab ees. Kuigi saatus loobib Kaik kodaratesse, elu tihti lugu alla käib. Ja kui kõik ei ole nii, nagu algul lubati, ma ikka kõnnin püstipäin. Ma lähen ja kõik maha jäänud sillad põletan. Võtme viskan kaevu, oma jäljed kustutan. Uuele keeran, jälle otsast alustan. Ei mäleta, mis maha jäi, ei tea, mis ootab ees. Kuigi saatus loobib kaik kodaratesse, elu tihti lugu alla käib. Ja kui kõik ei ole nii, nagu algul lubati, ma ikka kõnnin püstipäin. Kuigi saatus loobib kaik kodaratesse, elu tihti lugu alla käib. Ja kui kõik ei
ei ole nii, nagu algul lubati, ma ikka kõnnin püstipäin. Kuigi saatus loobib kõik kodaratesse, elu tihtilugu alla käin. Ja kui kõik ei ole nii, nagu algul lubati, ma ikka kõnnin püstipäin. Suur tänu, Peeter, et muusika meilt rõõmustab, et kuna jõuluaeg ja meil tegelikult tundub, et see aasta läks päris hästi. Nüüd ma palun, et me jätkame siis varsti siis paneeldiskussiooniga, et tunnistame sellest, mida meil on veel vaja siis Ida-Viru piirkonnas. Aga ma paluks nüüd, et teie osaleks ka, et te väga hästi vastasite siis küsimusele, kuidas see aasta läks, aga nüüd siis paneme ekraani ühe teise küsimuse, et mida siis Ida-Viru turism veel vajaks? Siia te saate ka kas ühe või paari sõnaga, et ärge kirjutage sinna terved laused, lihtsalt ei mahu sinna meie sõna pilvisse, et siis kirjutage sinna, mida siis veel Ida-turism vajaks, kas lähiajal või lähitulevikus või siis kaudses tulevikus ka. Nii et te saate kasutada seda sama QR-koodi või siis liido.com hashtag Ida-Viru. Ja siis, kui me samal ajal siin arutame, mis on meie unistused ja mida on meil veel puudu, siis te saate sellele küsimusele vastata. Ja pärast võrdleme, mida siin meie osalejad arvavad ja mida arvavad siis Zoomi kasutajad ja meie Zoomi osalejad. Nii, aga siis tere tulemast tagasi stuudiosse. Nii et väga tähtis küsimus. Et siis me tegelikult ei tea, mis tulevik meile siis toob, milline see tulevik on. Me saime siis teada, et me kasutasime aega väga hästi, et isegi kui mõned olid oma uksed siis kinni pannud või siis kui turiste ei olnud nii palju, kui oli oodata, siis vähemalt kõik tegid tööd. Ja mul oli selline tunne, et kõik tegid tööd isegi 2 korda rohkem kui enne. Ehk siis nüüd võib-olla, kui on need salajased nimekirjad on taskudest ja kottidest või kuskilt siis võetud ja lauale pannud, et nendest pikkadest nimekirjadest on ka võib-olla seda, mis on veel siiamaani puudu. Mis on meil siis piirkonnas puudu? Tanel, kuidas arvad? Alustame sinust. Mis on piirkonnas puudu? Ma tuleks juttuga tagasi natuke sellele unistuste teemale, et tegelikult praegu meie Narva Muuseum viime ellu varem pikalt unistatud ja eesmärgiks seatud soove, milleks on siis Narva linnuse Läänehoovi muutmine suurte ürituste korraldamise kohaks ja selleks me loome praegu vajalikku infrastruktuuri. Ehk siis Läänehoovis algasid nüüd ehitustööd, mis on seotud Eesti-Vene programmiga Estrus. Siia tuleb korralik valgustus, siin saavad liikuda erivajadustega inimesed, lastekärudega, ratastoolidega, on võimalik nüüd korraldada paremaid kontserte ja muu hulgas siis konserveerime ära ka linnuse Läänemüüri, et see rohkem ei laguneks. Ja kaugemast tulevikust tuleb meile ka trepp Joaorust otse Läänehoovi. Et see oli nüüd siis see, mis käis nende unistuste kohta. Viime neid praegu vaikselt ellu ja järgmise aasta lõpuks peaks Narva linnus ja selle Läänehoom olema veelgi parem koht, kus aega veeta. Aga mida vajab piirkond? Ma mõtleksin selle peale, et enne kõike vajab piirkond üha rohkem ja rohkem meie ettevõtete koostööd ja siis ristturundust ja risttegutsemist. Sest me oleme sellest kõiges koos. Ma unistaks sellest enne kõik rohkem. Et kõik teeks veelgi rohkem koostööd ja promoks 11. Just. Mis puudutab siis hoovi, siis ma arvan, et see enam ei ole unistus, see on juba reaalsus, et varsti saab valmis. Ja ehitustööd praegu käivad, tahame saada valmis järgmise aasta lõpuks. Väga tore, Kadri? Mul selline kommentaar, et võib-olla kõik ei tea, mis see Läänehoov on, et see Läänehoov on see sama kõige suurem hoov, mis siin linnuses on.
kuule, aga unistama pidime ju. No, mis seal hakkab juhtuma? Mõtle suuremalt, mis seal hakkab juhtuma näiteks mingi põnev asi selles uuendatud Läänehoovis? Ma ütleks, et see on, see on nüüd siis unistus, mis vaikselt on pööratud realiseerimisele. Appa esinemine, võib-olla tõesti, aga suuremad kontserdid. Võib-olla Tanel jätke siis kardab mida unistustest rääkima, siis vaata, kui turundusjuht räägib, siis see on juba mitte unistus, vaid lubadus. Ja siis pärast küsita see, kus see appa on? Unistame. Mis te tahate teha siin? Rammstein võiks ikkagi tulla lõpuks Narva. No, see on hea, see on hea. Nii, Kadri, sina räägid unistust ka? Mulle meeldis see Adrenaatori Imre välja öeldu, et tema kiiksuga inimese võimalus panustada on need seiklused seal Aidu veemaal, et mina unistan sellest, et meil oleks võimalikult palju selliseid ägedaid ettevõtteid, teenusepakkujaid, inimesi, ja neid ongi juba väga palju, et tegelikult mis minu meelest on juhtunud ja mis on erakordne, on see, et me oleme tituleerinud ennast seiklusmaaks 2017 aasta alguses alles. Me ütlesime selle selgelt välja, et just seiklusmaa ongi meie kodu. Et see on juba tekitanud uudse olukorra, et neid seiklusi tekib juurde. Tekib näiteks, õudselt lahe üks seiklus oli eelmisel aastal, minu meelest Kaevandusmuuseumi juures pandi tööle lumekahurid ja siis seal oli Oravapriidu saun ja saunalised hüppasid saunast välja otse lumekahuritesse. No see on ju seiklusmaa vibe, et tegelikult ma arvan, et see seiklusmaa on selle poolest hästi tore, siin on tore elada ja siin on tore tegutseda, et siin võibki kastist välja tegutseda. Et see on, siis hakkavadki põnevad asjad juhtuma, et sul ei ole neid raame. Et just, et samamoodi nagu Imre, ma tunnen teda mõnda aega juba, üle 10 aasta. Ta oli selline üsna tagasihoidlik ja printsipiaalne noormees. Aga ta on nii palju nagu avatumaks ja muutunud ja kõik need, nagu mulle tundub, et see seikluste loomine muudab meid. Ja ma näen seda näiteks Imres ja üldse meie partnerites, et tore on teha ikkagi toredaid asju, kulutada oma elu selle jaoks. Kuule, väga tore. Mina kuulsin, et võib-olla siis oleks natuke rohkem julgust olla, et iga võib-olla ettevõtte ei saagi nagu seda seiklust pakkuda, et ma ei tea, millest suurest seiklusest unistab praegu Tõelasmaa? Kas teil sellised unistused on olemas? Ma ei tea, kas seda seikluseks saab nimetada, aga unistame kindlasti sellest, et kuidas me saaksime olla hästi innovaatilised ja kasutusele võtta kõik võimaliku tehnoloogia, mis aitab meil olla... See on huvitav ka. See on omakorda ka seiklus. Kui me oleme midagi varem kasutanud, siis see läheb seikluseks. Nii. Et sellist kliendisõbralikku tehnoloogiat, mis meil samas aitaks olla energiasäästlikult, mis on praegu väga aktuaalne ju, aga olla ka seeläbi loodussõbralikud ja rohelised. Et unistused meil on selles vallas suured, mõned on kergemini realiseeritavad, mõned mitte, aga tuleb selliseid põnevaid lahendusi leida. Ja muidugi ka investeeringuid leida nendeks. See on ka hea unistus, et kuskilt kukkus see raha kord. Jah, see on muidugi unistus, aga eks sellele võib lootma ajada, aga tuleb ise selleks väga kõvasti tööd teha. Aga seda me ju ei pelga. Nii, aga siis nüüd räägime nendest vajadustest või tõesti sellest, et mis on veel puudu siin piirkonnas, mida oleks meil vaja, sest me tõesti ei tea, mis meid ootab, kas see Vene piir jääb kinni, kui kauaks, keegi ei tea, kas tulevad lätlased või neil on siis oma turismi valdkonnaga probleemi lahendada või tuleb siis kas võib olla soomlane või rootslane või ma ei tea, hiinlane või kes iganes. Et mis on siis puudu praegu? Kadri?
Või Tanel, sa võid alustada? Rääkides soomlastest, me peaksime rohkem arendama soomlastele suunatud teenuse siis, kas nüüd öelda, kvaliteeti, materjale ja et soomlane ikkagi tahab rääkida soome keeles. Ja soomlane on kohe soomlase nägu, kui ta räägib soome keeles. Ta ei ole soomlane, kui ta räägib inglise keeles. Soome keel annab soomlasele kohe juurde selle tema sisu. Aga me peame soomlaste peale mõtlema ja looma neile vastavat võimalused ennast siin paremini tunda ja siis nad tulevad siia hea meelega. Kas muuseumis on oma soome keeles kõnelev giid või? On, selleks olen mina. Ise? Jah, ise. Muulgas on meil ka audiogiid on soome keeles, nii et ega soomlane siin hätta ei jää, aga kogu Ida-Viru piirkonda vaadates, siis tõesti tuleks rohkem panustada siis soome keele kultiveerimisele kliendi teeninduse valdkonnas. Ma tean, et Jutollaspaas käib päris palju soomlasi, et teil on nagu ülisuur number, aga ikka käivad, et kuidas nad saavad siis oma teenuseid seal kätte, kas kõik räägivad soome keelt? Ei, meil kõik ei räägi soome keelt, aga meil, no ütleme nii, et põhilaused saab ilusti hotelli vastuvõttu saetud ja samamoodi, et meil on siis 2 väga head soome keele oskajad mäes, kes on siis olemas. Aga keeleoskusest veel olulisem on isegi see, et on tahtmine üksteisest aru saada. Et kui mõlemad pooled tahavad üksteisest aru saada ja üksteist aidata, siis ei teki tegelikult ka keelega barjääri. Et olgu ta siis hiinlane, norrakas, ma ei tea, kes iganes, et mõlemad osapooled, nii klient kui ka klienditeenindaja peavad olema avatud. Kas soomlane ei ole see klient, kes soovib just, et oleks konkreetne mingisugune teenindustase ja et tõesti, et peaks nagu, no ei peaks, aga võiks nagu rääkida temaga soome keeles? Jaa, kindlasti ta ootab seda, et me isegi ju lähme sinna, kus panema meelega, kus räägitakse meie emakeeles, me tunname ennast turvalisemalt, me tunname ennast oodatuna. Et kindlasti on sellest abi, kui alustada kas või sellest, et viidastamine. Paneme nende keeles sildid üles. Et sellest on juba päris palju ka abi, et nad näevad, et neid on oodatud, meie peal on mõeldud. Oma majas sa mõtled, on ju? Jaa, oma majas, jah. Et kui vähemalt siis personal ei oska nii heal tasemel keelt, siis vähemalt et silte ju saab teha. Ja silte saab teha, saab abistavaid materjale, et kas või õppida ära kõige lihtsamad sõnad, aitäh, palun, nende keeles, olgu ükskõik mis keel, et see annab juba midagi juurde. Jah, Kadri? Ma võin ka natukene seda soomlase asja kommenteerida, et me ju tegime just värske Soome plaani ja vaatasime välja ka, mis sihtrühmad täpsemalt kellega tegeleda ja meie ikka peame siia sellist avatumat soomlast ootama. Tema tuleb pigem, me leidsime, et need on kultuuriturist, vanem ja noorem. Noorem on üldse selline termin nagu young explorer, kes iseenesest ei vaja seda soome keelt. Siis on karavaanerid, kes võiks liikuma hakata ja väikelaeva omanikud. Et see soome keele nõue nagu tegelikult ei ole selline sugugi 100%, et nad saavad ka inglise keeles hakkama, aga kujutage ette, kui tore on, kui teid võetakse vastu vähemalt teie emakeelse tervitusega ja osatakse natukenegi, eks ju, et tervetuloa rakkad suomalaised ystävät või no tervetuloa ja siis ütled kiitos või hyvä päivä või. Sellest juba võib-olla piisabki. Tegelikult see lihtsalt näitab suhtumist, on ju, et sa oled oodatud, et nii palju põhimõtteliselt on võimalik ära teha ju kiiresti. Et seda ma tahtsin kommenteerida ja mis siis on meil veel puudu praegu piirkonnas? No võt, kui nüüd selle soomlase peale mõelda, siis ma mäletan hästi, et Toila Spa, kes tegelikult on meie maakonna kõige suurem Soome kliendi sissetooja, on öelnud ja teised ettevõtted on ka kinnitanud, et laevaühendus. Et see on nagu ka nüüd, ma loodan, et mitte unistamine ainult, et tegelikult
hüpped, kui me tegime Soome plaani, et kuidas me nüüd sinna hüppame, siis me seda hüppemehhanismi välja tegelikult ei suutnud mõelda, et millega nüüd tegiks selline suur järsk muudatus. See oleks võimalik, kui meil oleks see laevaühendus Sillamäe Kotka vahel jälle. See ju kunagi toimis 2005-2006 aastal, 1,5 aastat. Ja see oli tore selle poolest, et ega siis ainult soomlased meile ei tulnud, meie saime Soome ka. Isegi käisin seal perega puhkamas, et see kant seal on väga ilus, teistsugune maastik, see on ju graniitpinnasel täiega välismaa, samamoodi on neil tegelikult siia tulek täielikult välismaa ja see oleks küll hüpe. Kas selle siis kliendini on raskemini siis jõuda? Soome kliendini? No kui me ütleme, vaata, et kui piirid jäävad siis meil kinni, Vene turiste ei tule, sest tegelikult kui me võrdleme, siis Soomes elab 5,5 miljonit, siin meie Leningradi oblasti ja Peterburis ainult siis selles piirkonnas rohkem. Ja ainult piir on praegu kinni, siis see on takistus. Et noh, kuidas siis nagu seda Soome turisti siia siis meelitada? Tegelikult meid ei ole soomlase kaardil. Et meil on väga tugevad konkurentid Tallinn, kus nad kõige rohkem on, ja siis Pärnu, ka Saared, aga Lõuna-Eesti on väga tublisti seda tööd teinud, et nad on harjunud mujal käima ja me võime neid lihtsalt üllatada. Et teate, siin Eestimaal on veel üks piirkond. Ma ei tea, kas nad just seiklusmaa peale kohale tulevad, aga no selline teistsugune. Meil on üks tore Soome abiline Timo, kes teeb meile praegu Soome suunas uudiseid ja turundust ja tema on märganud, et me oleme teistsugused eestlased. Et me oleme sellised julgemad, me julgeme oma asjad ette võtta, me ei ole nii taltsad ülevalt poolt tulnud suunistele, me mõtleme ise oma peaga ja tegelikult ka Lääne-Viru näiteks, nendel on ju Viru veri ei värise selline slogan, et kui me nendega koos kutsume, praegu hakkame kutsuma soomlast, et selline julgematele soomlastele julgem Eesti kukub välja, et me usume, et vaata, kui saaks neid mingi kriitiline massia kohale, siis hakkaks see sõna juba ise levima. Aga nüüd see nagu tavaliseltki töötab niimoodi. Mida ettevõtted arvavad? Kas me ootame siia Soome turisti? Kuidas me saame nad? Ja kuidas me neid saame? Ja me kindlasti ootame neid, aga eks ongi, et Põhjamaade rahvas võib-olla ongi selline konservatiivsem veidi. Et kui on siis meie idanaaber Venemaa. Et kindlasti on nendeni on raskem jõuda, aga nendele peab kindlasti, ma ei oska öelda, nende teadvustesse viima selle, et siia on tulla äge, siia on tulla turvaline, siin on väga teistmoodi puhkus ees ootamas. Ja siin siis tulebki klaster, kes siis nagu seda ühiselt viia, et ühe ettevõttena sa ei suuda kindlasti seda viia sinna soomlase teadvusesse. Ei jõuagi sinna. Ei, et siin tulebki selle jaoks ühiselt koostööd teha, ka Lääne-Virumaaga. Aga siis, jah. Ja ma täiesti 100% ühinen eespool öelduga, et me peame seda asja kõik koos tegema, aga kuskilt tuleb ikkagi alustada ja kont on vaja hambusse visata soomlasele. Tähendab mitte kont, ikka korralik rammuse lihatükk. Kuulge, aga siis mul tekkis praegu selline küsimus, et vaata, et kui me räägime see, millest Katri on varem rääkinud, on see, et kas kõik meie kohalikud nüüd võtavad kõike seda vastu, mis me teeme. Kas kõik kohalikud teavad, et me oleme seiklusmaa? Kas nad toetavad seda? Kas nad levivad ise seda infot, et mitte ainult, et klaster kogu aeg teeb turunduskampaaniad ja siin ja seal. Mis on tagasiside, kas on teada, mida kohalikud sellest mõtlevad ja kuidas nad seda tõesti toetavad? See on üks pool küsimust, aga teine on, mis on puudu võib-olla, kas
Kui me räägime siis sellest, et me ootame see turisti, sest nii turist kui ka kohalik, nad tarbivad igasuguseid teenuseid ka lisaks. Käivad tavalises kaupluses, nad kasutavad sama teed, mille mööda me ise sõidame. Et kuidas kas klaster praegu teebki koostööd ka kohaliku omavalitsustega just nendes küsimustest. Näiteks turistid on tulnud selline tagasiside, et mingisugune tee on vaja lihtsalt korda teha. Ja siis nagu meie turismiklastrida, siis pöörame nüüd tähelepanu sellele, lugupeetud linnapea või volikogu esimees. Kas selline kogemus on juba olnud või siiamaani ei olnudki otseselt? On olnud ühe objekti osas küll, jaa, aga mitte meie nüüd igale poole ei jõua, et kui mõelda seda väikest tiimi, kes meil Ivekis klastriga tegeleb, et eelkõige ikkagi on see ettevõtetele see tagasiside nähtavasti tulnud. Küll, mida me oleme teinud eelmisel aastal koostöös Tartu Ülikooli Pärnu kolledžiga, me tegime külastaja teekonna uuringu ja üks väike asi, mis nagu kõik saavad teha, omavalitsused kaasa arvatud, on Google leitavuse suurendamine, et Google My Businessi konto kõigile ära teha mänguväljakutele, mingitele toredale spordi jõulinnakutele, matkaradadele, et seda saab näiteks, kui rääkida nüüd omavalitsusega koostööst. Aga unistame veel natuke. Jah, unistame. Meil on veel 2 minutit unistada, siis me peaks üks varsti lõpetama. Muuseumiga on kõik selge, püsiekspositsioon juba olemas. Rammstein tuleb. Rammstein siis tuleb. Läänehoovi annab suure kontserti. Katsuks veel saada... Kas äkki Narva muuseum võtab veel mingeid objekte enda tiiva alla linnas? Võiks ka unistada? See on kõigepealt katsuks oma olemasolevad teenused viia peenhäälestusega sellisele tasemele, et kõik on täiuslik. Ma natuke laseks teistel unistada, mõtlen ka unistustest, ma enne kõik olen keskendunud siis nende olemasolevate varasemate unistuste täitmise peale praegu. Ma pole veel jõudnud hakata mõtlema uute unistuste peale. Ma natuke mõtlen, et rääkige teie. Unistada on ju tore, aga kui Toila Spaoteli seisukohalt mõeldes, siis kindlasti me ei unistaks sellest ju, et kõik eestlased veedavad oma puhkused Eestis ja seda spaades, et nad mõtleksid juba varakult oma tervise peale, sellepärast, et spa ongi ju nii-öelda selline lõõgastumiskoht, aga seal saab ka oma tervise eest natuke hoolt kanda, et kindlasti see, et see jõuaks nagu inimeste teadvustesse, et tundub, et siis teie unistused ja inimeste vajadused läheks kokku. Täpselt nii. See on meie tegevuste selline tulemus. Jah, see oleks ju väga tore, aga loomulikult, et ja kui üldse siis Toilat näeks sellise mõnusa sellise puhkekülana, kus saab siis tarbida erinevaid teenuseid, on see siis erinevad sportimisvõimalused, sellised puhkemajad, hea toit, meri, saab minna jahiga sõitma merele, jahisadam on avatud soovijatele. Toila suhtes ma ei teagi, et millest võiks veel unistada. Majutus olemas, toitlustus olemas, mererand, park, spordivõimalused, kõik on olemas. Aga neid annab kõike veel paremaks teha. See on hea. Ma nüüd... Jah, sulle unistus. Jah, unistus. Tegelikult me oleme kogu aeg unistanud, see unistus on kestab. See ei ole nüüd nii väga seotud turismiga, kui enne kõik just muuseumiga. Narva muuseumil on puudu muuseumi-rott. Auhind siis. Muuseumi-rott. Muuseumi-rott, jah. Selle tahaks küll lõpus kätte saada. Päris hea unistus nüüd. Jaa. Nii, jah. Et nagu selles mõttes, et see turismiklastril on ju see unistus ka, mille me peame kätte saama, et number 1 turismisihtkoht Tallinna järel, et see on unistuse vääriline, aga ma veel tulen tagasi sinu mõtte juurde, et kohalikud inimesed, kuivõrd nemad ju kaasa tulevad, et tegelikult see on ka unistuse vääriline, et kõik kohalikud inimesed on ju ülimalt suured abilised ka turistidele, et
neid suunata siis põnevatesse paikadesse ja nad võiksid küll olla teadlikud, mis meil siin on pakkuda külalistele, sest tegelikult neile ju tulevadki paljudele ka külalised külla läbi selle siseturismi näiteks. Et kokkuvõttes siis ma tean, et kohalikud inimesed on uhked Ida-Virumaa üle, et seda me nägime väga hästi eelmisel aastal, kui me tegime küllakutsumiskampaania, sellega tuldi väga hästi kaasa ja ma usun, et nad tegelikult osaliselt juba nagu unistavad samasugusest Ida-Virumaast nagu meie siin. Nagu mina siin oma koolituse raames ütlesin, et tegelikult Narvast ja selle piirkonnast teatakse päris palju ka väljaspool Eestit. Ehk siis jah, tõesti, et minu jaoks oli suur üllatus, kui Kopenhaageni Põhjamaade Ministrite Nõukogu juhtkond räägib Narvast. Nad on seal kuskil kaugel, aga nad räägivad, nad on lugenud sellest ja nad kindlasti soovivad tulla. Et hiljuti näiteks Narvas on olnud ka Norra välisministeeriumi kantsler. Kus on Norra ja kus oleme meie, aga tema on siin käinud ja nagu päris paljud teised külalised. Aga nüüd vaatame, mis meil Sliidos toimub, et kallid meie osalejad on sinna kirjutanud ka mitmed vastuseid ja need on siin päris palju. Ehk siis kvaliteetseid tooteid, uut brändi Soome turule, kiiksuga tooteid, teeninduskultuuri. Keegi on kirjutanud, et taevas on ainult piiriks, parem koostöö, keeleoskus, rohkem julgust, vähem bürokraatiat ja kohalike aktiivsust. Näete, et tegelikult see sama, millest me rääkisime siin. Kõige suurem ikkagi on see mingi hulljulged, mis asjad? Hulljulged unistajad. See on kõige seda ühendav asi tegelikult, jah. Et me oleme siin arutanud ja rääkinud põhimõtteliselt sellest ja samast ja nagu meie osalejad ka arvad, et tõeliselt me oleme siin natuke hull olema, et selleks, et midagi leiutada, mingid uusi seiklusi ja mingi uusi asju. Aga kahjuks, kallid osalejad, me peaks varsti lõpetama, et tundub, et see aeg lendas nii kiirelt, et ma annaks nüüd lõppsõna siis Kadrile. Kadri, palun. Jaa, aitäh teile kõigile, kes te osalesite. Me tegime sellest meie eksperimentaal jõulustuudio virtuaalülekandest salvestused. Ma väga vabandan tegelikult nende ees, kes ei saanud tehnilistel põhjustel selle ülekandega päris nii liituda, nagu meil mõeldud oli. Me testisime seda eelmisel õhtul kõike. Aga teate ise, et tehnika ka alati midagi juhtub, igastahes, te saate salvestuse kindlasti. Ma väga tänan Narva muuseumit, kes tegi meile niisuguse jõulustuudio eksperimentaalse. Et see oli teile ka uus kogemus, eks ju. Ma väga tänan Jevgenit, kes võttis vastu sellise ulme ülesande olla korraga kolmes rollis, eks ju, saad nagu programmi korraldaja, siis moderaator, siis koolitaja, siis režissöör, et kõik see väga võimekas oled. Tead, hullumeelsed inimesed siin elama. Täiesti hullumeelsed. Ma väga tänan Anneliit, et sa kohale tulid ja rääkisid ikkagi suure ettevõtte poolt, kelle pärast paljudel meil süda tegelikult väga valutas selle kriisi ajal, sest teil olid kulud ju kõige suuremad ja kõige raskem seda perioodi, see paindlikkus kõige väiksem. Et sa andsid positiivseid sõnumeid ja nii tore, et kõik ikkagi niimoodi läks. Ja väga tore, et Katri sai meil osaleda sellest paneelist. Ta pidi lahkuma sellepärast, et ta on järgmises paneelis, et Narvas on külas regionaalminister täna ja meil on toimumas loomeklastri avakoosolek ka. Ja siis enne, et kui ma tänan veel kõiki muid ka, siis teate mis, järgmine aasta minu kolleeg Meelis ütles, et peaks ikka millestki nagu rääkima, mis siis nüüd tulema hakkab. Et meil on järgmine aasta üsna sarnaselt plaanis siis hulk kampaaniaid jälle Eesti turule läheb käima meie turundusmootor. Talveseiklused, kevadseiklused, parimusseikluskonkurss,
maitseseiklused, me käime messidel, me hoiame Ida-Virumaa taas pildis. Küll on uus siis see, et me hakkame tegelema selle Soome projektiga ja me kindlasti ütleme kõigile soomlastele tervetuloa. Ja me soovime kõigile sellist väga turvalist aastat. Me hakkame välja andma, siin on turvaline siis seda COVID-märgist ja üleskutse kõigile Ida-Viru ettevõtjatele, et selleks, et me saaksime siin turismi lahti hoida, olge paid, liituge kõik selle märgisega. Seda saab teha siis Ida-Viru turismiklastri kaudu. Ja suur tänu Puomaale! Kas sa räägid ka, kuidas teil läheb konkursil, kuidas me saame teile kaasa elada? Hästi läheb. Kas me saame kaamerast sinna lülitada? Jah. Igatahes meil läheb väga hästi, me oleme ilusti teeme koosoleka, kuidas seda lavashow võimsaks teha televaatajatele ja kohalikele, kes tulevad kuulama. Ja veebruaris juba, jah, hetkel veel kuupäevad ei ole kindlad, aga veebruaris on siis poolfinaal, Eesti Laulu poolfinaal, kus me siis osaleme. Ja kuidas me saame sulle kaasa elada? Teie saate vaadata telekat või tulla kohale, osta piletid ja siis hääletada meie poolt. Ja palju teid on seal konkureerimas? Seal tuleb nüüd, ma mõtlen, no meil on tervel selle konkursil on, eks on 4 veerandfinaali, 20. Ainult 20 konkurenti tuleb või? No, ainult, nii vähe. Ainult. Mina kortsin, et palju rohkem. 19 me oleme Kuulge, meil on väga head šansid ju. No, Ühesõnaga, andke siis teada. Me anname teada muidugi. Tuleme appi. Ja hoidke ka silm peal meie muudel tegemistel, sellepärast, et Eesti Laul ei ole üldsegi ainus asi, mis me teeme. Meil ilmub ka varsti uus plaat. Praegune plaat on ka saadaval ja vaatamata Eesti Laulu õnnestumisele või ebaõnnestumisele vahet ei ole. Me teeme muusikat edasi. Ja nüüd üllatab meid millegagi lõpetuseks, jah? Jah, enne siis me lõpetame ise, et tänan ka omalt poolt meie osalejad ja Narva muuseumi ja Kadri, et me oleme seda kõike teinud. Tiesti see oli eksperiment, esimest korda siis Ida-Viru turismiklaster on seda teinud. Loodetavasti me läks kõik hästi ja ma arvan, et teile ka meeldis. Me proovisime siis aasta kokkuvõtteid teha, et väga hea video, mis läheb vist varsti ka YouTube'i ja igale Facebooki sotsmeediasse, et siis me saame seda vaadata ja unistage, et kindlasti soovin teile olla sellised hullumeelsed, nagu me siin kõik oleme. Suured tänud, et olite meiega koos ja nüüd siis lõpetab meie aastalõpu seminari Peeter Priks. Ilusat pühade saabumist kõigile! Ta käib tundmatuid radu mööda maanteid pimedaid. Ta pole enne seal käinud, seda kohta pole enne unes näinud. Oma viimased kroonid kodus kokku luges ta. Kiirustades lahkus jõudis ukses sulgeda. Tagasi ei vaata, kahetsust ei tunneta. Ta tahab veel üks kord, ta tahab veel üks kord armuda, ta tahab veel üks kord. Ta tahab maailma teiselt poolt vaadata. Ühe otsa pileti ta rongile ostis ka. Veel enne päiksetõusu tahab siit ta lahkuda. Ärge jääge ootama, igatsema te ei pea. Need olid temast maha jäänud ainsad kirjaread. Ta tagasi ei vaata, kahetsust ei tunneta. Ta tahab veel üks kord, ta tahab veel üks kord armuda, ta tahab veel üks kord.
ta tahab maailma teiselt poolt vaadata. Ta tahab veel üks kord, ta tahab veel üks kord armuda, ta tahab veel üks kord, ta tahab maailma teiselt poolt vaadata. Ta tahab veel üks kord, ta tahab veel üks kord armuda, ta tahab veel üks kord, ta tahab maailma teiselt poolt vaadata. Veel üks kord.